vähemalt natuke lobiseda. Lähme! Noh, jätame täna ära. See ei ole enam 2022 ja Putin hakkab sellest aeglaselt aru saama. 13. augustil tegi Putin katastroofilise vea. Ta hoiatas avalikult, et kui Euroopa riigid ei lõpeta oma sanktsioonide jõustamist Venemaa varilaevastiku vastu, siis on Venemaa sunnitud hakkama ründama Euroopa laevu ja tankereid. Aga näete, ta unustas ühe asja. Venemaa laevad lakkasid Venemaale allumast juba ammu. Mustal merel otsustab Ukraina, kus Venemaa laevad saavad üldse olla ja kus mitte. Ja on põhjus, miks Venemaa Musta mere laevastik pidi Krimmist põgenema. Sevastopolist lahkuma ja peituma Novorossijskisse. Ja arvake ära, isegi sellest ei piisanud. Ukraina vastas just Putini ähvardusele ja see vastus tegi Kremlile ühe asja valusalt selgeks. Vene merevägi ei ole enam tegelikult merevägi. Üks Venemaa peamisi mereväebaase põleb kogu maailma silme all ja Vene sõjalaevadel pole ametlikult enam kuhugi peituda. Ja arvake ära, selle kõige keskel saame teate, et J.D. Vance võttis isiklikult telefoni ja helistas Kiievisse palvega, mida keegi ei osanud oodata. Ja Ukraina vastus üllatas veelgi rohkem inimesi. Lisaks sellele, Ukraina teeb nüüd midagi, mida ta pole kogu selle sõja jooksul teinud. Nii et räägime sellest kõigest ja muustki tänases videos. Alustame kõige olulisema uudisega. Nagu näete oma ekraanil olevast raportist, on Euroopa riigid, eesotsas eriti Itaaliaga, hakanud nüüd oma sanktsioone tegelikult jõustama. Alles hiljuti, selle kuu alguses, läks Itaalia juhitud jõud pardale Vene tankerile, et veenduda, et see ei rikuks ühtegi EL-i seadust. Tegelikult ei olnud see päris Vene tanker, sest paljud laevad kasutavad mugavuslippu, kuid tõenäoliselt vedas see Vene kaupa. Loomulikult ei olnud Putin selle üle eriti õnnelik, sest teadagi, kui inimesed hakkavad reegleid jõustama, muutub Venemaal nende rikkumine raskemaks. Nii pidi Putin taas avalikult välja tulema ja mõõka vilistama, nagu ta on kogu selle sõja jooksul teinud. Põhimõtteliselt tegi ta avalduse, öeldes umbes nii. Kuulge, me võime kõigi elu põrguks teha, just kui Venemaa ei teeks seda juba niigi. Kuulake, mida ta ütles. Tahaksin juhtida teie tähelepanu Euroopa Liidu otsustele, mis toimusid hiljuti. Näeme, et mõnede riikide võimud rikuvad rahvusvahelist mereõigust. Püüavad piirata meie majandusoperaatorite laevade, tsiviillaevade liikumist. Tegelikult. Ja hiljuti tulid nad välja ideega meie laevad kinni võtta ja varastatud vara maha müüa. Muidugi ei ole see midagi muud kui piraatlus ja röövimine. Ja kui see hakkabki tegelikult juhtuma, peame vastama samasuguste vastumeetmetega. Ja mitte tingimata nendes vetes, kus meie laevade vastu rünnakuid plaanitakse. Siis on see juba röövellik. Vaid seal, kus me ise peame vajalikuks ja sobivaks seda teha. Siis on see juba röövellik. Nüüd hakkab Putin neid sõnu peagi kahetsema. Kuid kõigepealt on oluline märkida, et ähvardusi ei esitanud ainult Putin. Meil oli ka teisi Vene ametnikke, nagu Putini lemmiknukk Medvedev, kes esitas eurooplastele samasuguseid ähvardusi. Vaadake, mida ta ütles. Siin on Medvedevi kommentaar, siin on tema tsitaat. Need Euroopa koerad ei oma õigust kinni pidada kaubalaevu, mis sõidavad mitte Vene lipu all, kuid veavad kaupa Venemaa huvides. Valdav enamus Lääne-Euroopa laevu sõidab samuti mugavuslippude all. Seega on Venemaal õigus rünnata mis tahes vaenlase riikidele kuuluvaid kaubalaevu, olgu need meie vetes või neutraalvetes. Kui on piisavalt põhjust kahtlustada, et see veab vaenlase huvides kaupa, ükskõik millist kaupa, selliseid laevu on palju. Nüüd, see viimane osa, ta hakkab seda kahetsema. Las ma näitan teile, mida ta ütleb. Vene relvajõud on võimelised oma operatsioone märkimisväärselt laiendama väljapoole Musta merd. Ma ei tea, kas Medvedev on tegelikult rumal või teeskleb ta lihtsalt rumalat. Andke mulle allpool kommentaarides teada. Aga ma olen üsna kindel, et ta teab, et Mustal merel ei ole ühtegi Vene sõjalaeva ega Vene mereväelaeva. See on tingitud Ukraina rünnakutest. Ja tead mis? See ei ole midagi, mida räägib lihtsalt mingi suvaline Ukraina pooldaja YouTuber. Seda on kinnitanud ka Vene ametnikud ise. Vaadake seda raportit ja pidage meeles, et see raport on aastast 2024. Umbes 2 aastat tagasi sundisid Ukraina rünnakud Vene Musta mere laevastikku viima sõjalaevad Sevastopolist Novorossijskisse. Seda kinnitas üks Vene ametnik Reutersile. Nüüd on oluline rõhutada, kui suur asi see tol hetkel oli.
Sevastopoli baas oli aastakümneid sisuliselt Vene Musta mere laevastiku baas, ulatudes tagasi Nõukogude Liidu aegadesse. Ja Venemaa oli sunnitud sellest loobuma Ukraina rünnakute ja Ukraina droonide tõttu. Ja ärgem unustagem, et ainus põhjus, miks see kõik toimub, on see, et Putin alustas 3-päevast sõjalist erioperatsiooni. Nüüd, pärast Sevastopoli loovutamist kolis Vene merevägi Novorossijskisse, mis asub selles piirkonnas sisuliselt 100 miilide kaugusel. Kuid kahjuks, nagu me 2 päeva tagasi teada saime, polnud see piisavalt kaugel. Nii et ma arvan, et Vene merevägi on nagu koduta. See on nüüd kodutu. Kui te tahate neid aidata, siis andke ehk soovitusi, kuhu nad järgmisena minna võiksid. Minu soovitus on merepõhja, aga ma kahtlen, et nad seda kuulda võtavad. Aga vaatame nüüd seda Ukraina rünnakut. Nagu te teate, kulutab Venemaa miljardeid dollareid oma propaganda levitamiseks ja meie püüame omalt poolt nii palju kui võimalik vastu seista. Aga me vajame tõesti teie toetust. Kui sa pole veel tellinud, siis palun vajuta korraks all olevat tellimisnuppu. See teeb tõesti vahet. Nüüd vaatame, mida Ukraina Novorossijskis tegi. Kas sa näed kõiki neid droone, mis lendavad Ukrainast Venemaale? See juhtus 11. augustil. Pööra tähelepanu sellele grupile all lõunas. Need on droonid, mis liiguvad Musta mere laevastiku ja selles linnas asuva mereväe baasi suunas. Ja nii nägi see välja maapinnal, kui see rünnak tegelikult tabas. Siin on üks vene mees, kes kaamera ees aeglaselt taipab, mis toimub. Alguses arvab ta, et näeb lihtsalt ufot, aga siis saab kiiresti aru, kurat, vaata seda. Mis UFO see on? Reaktiivu. Jah. Venemaa püüdis seda rünnakut nii kõvasti peatada, et selle linna öötaevas helendas nagu ilutulestik või nagu oleks hommik. Kahjuks see ei toiminud. Ja me jõuame selle rünnaku tekitatud kahjude juurde. Aga enne seda tahan ma teile näidata, kuidas taevas välja nägi, kui Vene õhutõrje valimatult tuld andis. Nad tulistasid kõike ja kõiki, lihtsalt tulistasid valimatult. Vaadake ise. Nüüd, siin on kahjud. Sellest teatab Euromaidan Press, teised väljaanded ja loomulikult on selle välja kuulutanud ka Ukraina valitsus ise ning Vene sõjablogijad on seda kinnitanud. Nii et see on uudis, mille kohta saame kinnitust mitmest erinevast allikast. See ei ole ainult ühe poole väide, et vaadake, millist kahju me tekitasime. Aga need on kahjud. Selles rünnakus said kannatada 4 erinevat Vene sõjalaeva, 2 kaliibrrakette kandvat fregatti, 1 raketilaev ja 1 patrull-laev. Nüüd on meil tegelikult ka nimed olemas. 2 kahjustada saanud fregatti olid admiral Markov ja admiral Essen. Need on ühed uuemad ja tähtsamad sõjalaevad, mida Venemaa on Mustal merel hoidnud. Mõlemad on võimelised tulistama kaliiber-tiibrakette Ukraina pihta ja olen kindel, et nad tegid seda tõenäoliselt igal ööl. Need raketid on regulaarselt tabanud Ukraina linnu ja lõpuks sai Ukraina kättemaksu. Just need samad laevad, mis ründasid Ukraina tsiviilelanikke, ei ole nüüd tõenäoliselt enam kasutuskõlblikud. Nüüd on selle rünnaku juures veel üks osa, mis šokeeris kõiki ja seda kinnitas ka president Zelenski ise. Vaadake tema avaldust. Esimest korda kogu selle sõja jooksul Ukraina kasutas tegelikult esimest korda ühes operatsioonis 15 erinevat relva, et rünnata kohta, mille ründamist Venemaa tegelikult ei oodanud. Nüüd on meil tegelikult nimekiri asjadest, mida Ukraina kasutas, nii et vaadake seda. Ja selle postitas Zelenski ka Twitterisse. Ma loen need nimed ette, aga olgu aus, ma tõenäoliselt ei häälda neid õigesti. Need on ettevõtted ja droonid, kes selles operatsioonis osalesid. Planintsia, Pleko, Bars, Long Neptune töötasid koos ning samuti Mitch, Firepoint, see on see oluline ettevõte, millest me palju kuuleme. Ramsav, Sitchin, Trust, Kario, Grober, Litnui ja Dove Bush droonid, samuti Sargon ja Mamai mehitamata pinnalaevad. Nüüd, siin on selles kõiges üks oluline detail. Kõik need ettevõtted, kõik need droonid ja raketid on kodumais päritolu, seega neid projekteeritakse ja ehitatakse Ukrainas. Ja see on oluline, sest kui need on kodumais päritolu, siis Ukrainal ei ole tegelikult vaja kelleltki luba küsida, et midagi tabada. Ukraina saab lihtsalt operatsiooni läbi viia, kui nad seda vajalikuks peavad. Ja see on midagi, millesse Ukraina on väga palju investeerinud. Nad on püüdnud oma kaitsevõimet tugevdada ja on sellega suurepäraselt hakkama saanud. Tegelikult edestavad nad Venemaad innovatsiooni ja tootmise osas droonide vallas ning nad on püüdnud ka rakettide osas järele jõuda. Ja loomulikult, Ukraina tõesti soovib ehitada oma enda raketikaitsesüsteemi, et nad saaksid lõpuks peatada Vene ballistilised raketid ega peaks sõltuma Patrioti raketitõrjesüsteemist või millestki muust. Nüüd, veel üks põhjus, miks see on oluline, on see, et just sel ajal ilmus üks raport, mis oli üsna šokeeriv.
Ilmselt esitas USA Ukrainale väga konkreetse palve nende rünnakute kohta. See on palve, mida ma tahaksin natuke täpsustada, sest see on kindlasti suur asi. Sest asepresident J.D. Vance, kes tõenäoliselt ei ole Zelenski suur fänn, helistas talle otse. Aga enne seda tahan ma teile näidata, kuidas venelased linnas pärast seda rünnakut reageerisid. Kuidas siis venelased Novorossijskis reageerisid pärast kogu seda kahju, mille Ukraina põhjustas? Vaadake, teie ekraanil näete järgmist hommikut. See oli hommik pärast rünnakut. Rünnak toimus öösel. Ja rünnak oli nii võimas, et suits kattis linna veel järgmiselgi päeval, kui venelased ärkasid, tööle läksid ja seda kõike nägid. Meil on tegelikult ka klipp ühest vene naisest, kes kõigele sellele reageerib. Vaadake seda. Mulle tundub, et Novorossijskis või meie piirkonnas pole kunagi olnud sellist tööd nagu tänane. Jah, sellist tööd pole kunagi olnud. See oli täiesti hirmutav. Inimesed surid ja nii paljud hooned põlesid maha. See on lihtsalt kohutav. Ma olen alati olnud. Ma ei tea, natuke rahulikum selle suhtes. Ja seekord tunnen end hästi. Teisisõnu, lihtsalt kella 10 õhtul kuni 6 hommikul. See ei ole relvarahu. See on tõesti hirmutav. Mind tavaliselt ei huvitu see nii väga, aga see... Parem on lihtsalt kodus olla ja mitte kuhugi puhkusele minna. Sellel aastal pole üldse vaja seda teha. Kõik teavad väga hästi, mis siin üldiselt toimub. Siin setes vestlustes. Näed, inimesed kirjutavad, et nad on puhkusele tulnud. Kurat, kas ma peaksin ostma tagasisõidupileti või? Kas te olete hullud või midagi? Miks te üldse kuhugi lähete? Sõidate. Muidugi ma kahtlen, et ta on selle sõja ja Ukraina tegevuse osas kõige teadlikum inimene. Aga oluline on märkida, et Ukraina ei ründa tegelikult tsiviilinfrastruktuuri. Igatahes, mõningane tsiviilvara said eile öösel kannatada. Ja venelased arvavad, et see juhtus sellepärast, et Ukrainal oli mingi hull droon, mis tulistas igale poole. See ei vasta tegelikult tõele. Las ma näitan teile, mida venelased arvavad ja siis selgitan, mis tõenäoliselt juhtus. Sest jällegi, me ei saa tegelikult sinna minna ja uurida. Ma kahtlen, et Venemaa tahab sinna sõltumatuid uurijaid, et teada saada, mis toimub. Aga mul on üks teooria. Aga kõigepealt, siin on see, mida venelased arvavad. On mitu erinevat teooriat, aga need 2 on kõige pöörasemad. Esiteks ütlevad venelased, et mõned Ukraina droonid olid varustatud haidega, kellel oli pähe kinnitatud laserkiired, mis tulistasid linnas suvaliselt. Novorossijski rünnaku ajal olid mõned Ukraina droonid varustatud raske kuulipildujatega, mis tulistasid linnas suvaliselt. Kahju said garaažikooperatiiv, autod ja elumajad. Ma ei eita, et garaaž ja hoone said kahjustada. Mida ma ütlen, on see, et tõenäoliselt polnud see Ukraina. Ja ma kahtlen, et Ukrainal üldse on drooni, mille eesotsas oleks hai, mis tulistab lasereid. Milleks nad seda kasutaksid? Aga igatahes, mul on vist teooria, mis see tegelikult oli. Kas sa näed neid Vene õhutõrjeid, mis tulistavad igas suunas, et Ukraina droone alla võtta? Noh, arva ära, need kuulid teavad mingil hetkel alla kukkuma. Ja ma arvan, et just need kuulid olid põhjuseks, miks Vene autod ja muidugi tsiviilhooned said kannatada kõik sellised asjad. Siiski on venelastel hullumeelsed teooriad selle kohta, mis juhtus. Igatahes liigume edasi selle šokeeriva kõne juurde, mis sel nädalavahetusel avalikuks tuli. Asepresident J.D. Vance helistas isiklikult Ukraina presidendile Zelenskile ja esitas palve. Palveks oli vältida tankerite ja Venemaale mitte kuuluva infrastruktuuri ründamist ja see puudutab tegelikult Ukraina rünnakuid Mustal merel. Ma tean, et mõned inimesed on selle pärast segaduses, mis on mõnes mõttes arusaadav, sest J.D. Vance ei ole tegelikult keegi, kes tunneks Ukraina vastu erilist sümpaatiat. Nii et inimesed olid šokeeritud, et Ukraina tegelikult nõustus selle palvega. Lubage mul selgitada, mis see palve oli ja siis saame ilmselt aru, miks Ukraina nõustus. Vaadake seda torujuhet oma ekraanil. Selle nimi on CPC torujuhe. CPC tähendab Kaspia torujuhtme konsortsiumi. Ja selle ülesanne on ühendada Kasahstani naftaväljad Novorossijski sadamaga. Nii et Kasahstani nafta voolab läbi Venemaa, läbi Kasahstani, Venemaa sadamasse, laaditakse tankeritesse ja need tankerid viivad selle läbi Musta mere sinna, kuhu klient soovib. Nüüd tuleb kõige olulisem osa. Ma ei tea selle torujuhtme kohta täpselt, aga ma arvan, et sellel torujuhtmel on mingil määral ka Ameerika osalus, vähemalt Kasahstani poolel. Aga mis veelgi olulisem, need naftaväljad, mida torujuhe ühendab, kuuluvad osaliselt Ameerika ettevõtetele. Võib-olla 50% või vähemgi, sõltub millisest naftaväljast me räägime.
Nüüd, ma arvan, et need ettevõtted pöördusid valitsuse poole ja palusid valitsusele aidata veenda Ukrainat mitte ründama asju, mis tegelikult ei kuulu Venemaale. Ja Ukraina tegelikult nõustus sellega teatud tingimustel. Ukraina ütles, et seni kuni laevad ei kuulu Venemaale ja loomulikult seni kuni laevad ei vea Venemaale kuuluvat naftat, nad ei ründa neist ühtegi. Ja lisaks kõigele sellele nõustus Ukrainaga mitte ründama torujuhet, sest Kasahstan ja loomulikult Ameerika ettevõtted saavad sellest torujuhtmest palju rohkem kasu kui Venemaa. See ei tähenda, et Venemaa ei saa kasu, sest mõelge ise, kui torujuhe läbib teie territooriumi, tõenäoliselt võtate te mingisugust tasu. Nii et Venemaa teenib tõenäoliselt natuke raha, ilmselt mitte nii palju, kui ta teeniks oma enda naftat müües, aga Venemaa teenib tõenäoliselt raha, kuid ka teised riigid teenivad raha. Seega on Ukraina praegu nõustunud seda mitte ründama, aga mulle tundub, et kui Venemaa hakkab talvel Ukraina energiataristut ründama, siis peaks see olema legitiimne sihtmärk, eriti kui see toimub Vene territooriumil. Aga siiski, see raport oli isegi minu jaoks šokeeriv, sest sa ei arvaks, et J.D. Vance ja Zelenski tegelikult peavad head vestlust. Muide, oluline on märkida, et selle kuu alguses või eelmisel kuul, kui Zelenski külastas ovaalkabinetti, siis kui vaadata kõiki neid pilte, siis J.D. Vance tegelikult ei olnud kabinetis ega kohtumisel ja see kohtumine läks päris hästi. See ütleb midagi selle kohta, miks esimene kohtumine ei läinud hästi ja kes tüli alustas. Aga jätkame looga. Sest samal ööl läksid Ukraina droonid ka teistesse kohtadesse ja hakkasid ründama Vene rafineerimistehaseid. Ja see tähendab, et Venemaal on jälle kütuse järjekorrad. Enne kui me selle loo juurde läheme, on mul teile mõned meemid, mida tahan jagada. Ja nagu te teate, on reegel üsna lihtne. Kui teile meeldivad meemid, vajutage allpool tellimisnuppu. See aitab meid väga palju. Kui te juba olete tellinud, siis vajutage lihtsalt meeldib nuppu. Lähme siis asja juurde. Esimene meem on tegelikult seotud looga, millest me just rääkisime. Ja meem kõlab nii. Vance helistab Zelenskile ja ütleb, kuule, lõpeta tankerite õhkimine. Zelenski nõustub ja siis laseb ta sadama õhku, nii et naftat ei laaditagi tankerile. See on lihtsalt meemkutid. See ei ole tõsi. Ukraina ründas tegelikult mereväe baasi, mitte tsiviilsadamat. Oluline erinevus, millele tahaksin tähelepanu juhtida. Ma tean, et see rikub nalja ära, aga igatahes. Siin on meil teine meem, mis on pärit Ukraina restoranist või kuskilt Ukrainast. Seal on kirjas, raketirünnaku korral mine selle pissuaari alla. Keegi pole siiani suutnud sellele pihta saada. Ma arvan, et kutid saavad aru. See on rõve nali, aga kahjuks on see tõsi. Ja viimane on natuke pikem, aga see on hea lugu. See on vestlus Stalini ja Putini vahel. Kõigepealt ütleb Stalin. Seltsimees Putin, miks sa tungisid Ukrainasse? Putin ütleb, sest Ukrainat ei ole olemas. Tõesti? Jah, Lenini leiutis. Nii et sa tungisid riiki, mida pole olemas. Ukrainlased ja venelased on üks rahvas. Nii et ukrainlasi pole olemas. Õige. Kes siis Ukrainas elavad? Venelased. Miks sa siis tungisid venelastele kallale, et Ukrainat denatsifitseerida? Kelle käest denatsifitseerida? Ukrainlaste käest. Aga ukrainlasi pole ju olemas. Me kaitsesime vene keelt kõnelejaid. Kelle eest? Natside eest. Aga sa ütlesid, et kõik seal on venelased. Nii et natsid on venelased. Putin lihtsalt ei vasta. Hästi. Kellega Venemaa siis kõik need aastad sõdinud on? NATOga. Kas Ukraina on NATOs? Ei. Kuidas te siis NATOga sõdite? NATO sõdib meiega ukrainlaste kaudu. Nende ukrainlaste kaudu, keda pole olemas. Siis teeb Stalin pika pausi ja ütleb, isegi mina poleks selle peale tulnud. See seletabki, kui hull on Vene õigustus Ukraina ründamiseks. Nüüd, viimane klipp on šokeeriv ja ühtlasi tasuta reklaam ühele restoranile, mida te sellelt kanalilt ilmselt ei ootaks. Aga restoranil on head kaunistused. See restoran asub Gruusias ja tõenäoliselt külastavad seda venelased tihti, kui nad olid tõeliselt šokeeritud nähes, mis selle restorani teema tegelikult on. Vaadake seda klippi. Nad ütlevad, et siin on parimad hinkaalid. Uurime järele. Vaata, mis siin kirjas on. Peatusime Gruusias teeäärses kohvikus ja igal pool on sildid, mis ütlevad, et 20% Gruusiast on Venemaa poolt okupeeritud. Wi-Fi. Abkhazia on Gruusia. Peru. Ossetia on Gruusia. Aga see pole isegi kõige veidram osa. Siin ma mõtlen, sa saad aru, kes see on. Ta näeb isegi natuke välja nagu Putin. Siis sa lähed tualetti. Ausalt öeldes, see on lihtsalt hullumeelne. Sisenedes meie restorani, nõustud sellega, et Putin on sõjakurjategija ning austad Gruusia, Ukraina ja Moldova territoriaalset terviklikkust. Kuhu Venemaa läheb, sinna toob ta surma ja pisaraid. Anna mulle kommentaarides teada. Ausalt öeldes ma ei tea, mida sellest arvata. Siis, nagu ma varem mainisin, meemid. Ukraina on taas käivitanud oma kampaania, mida mulle meeldib nimetada kaugmaa sanktsioonideks Venemaa rafineerimistehaste vastu. Viimane neist on Orski rafineerimistehas. See rafineerimistehas asub umbes 1400 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Ma arvan, et see on umbes 900 miili.
ja selle töötlemisvõimsus on 6 miljonit tonni toornaftat aastas. Kahjud, mida te ekraanil näete, on nii suured, et piirkonna kuberner pidi välja tulema ja sisuliselt välja kuulutama eriolukorra. See on see, mida ta ütles. Venemaa Orburgi piirkonna kuberner ütleb, et Orski naftarafineerimistehas on Ukraina rünnaku järel umbes 6 kuuks rivist väljas. Ta ütles, et oluline kahjustatud varustus oli imporditud ja selle asendamine rahvusvaheliste sanktsioonide tingimustes võtab märkimisväärselt aega. Elanikel paluti valmistuda halvimaks stsenaariumiks. Alates eilsest on Orenbergi oblastis kehtestatud ranged kütusepiirangud, sealhulgas piirang 1 kliendi kohta ja kanistrite täitmise keeld ja tankimise paaris ja paaritute päevade süsteem vastavalt sõiduki registreerimisnumbrile. Sellisesse seisu on jõudnud maailma teine tugevaim armee. Ja mis veelgi olulisem, see on riik, millel on maailma suuruselt teised tõestatud naftavarud. Ja nüüd peab ta kehtestama nafta ratsioneerimise. Venemaa jaoks on tõesti talv tulemas. Loomulikult ei sihi Ukraina ainult rafineerimistehaseid, vaid 2 päeva tagasi hävitati veel üks Wildberissi ladu. Vaadake seda klippi. Ukraina droonid hävitasid ühe suurima Wildberissi lao, mille pindala oli 150 ruutmeetrit. Ja siin on näha, kuidas see põles. Siin on meil Wildberissi bingo, mida paljud inimesed internetis mängivad. Ja ma tahan siin üht huvitavat asja välja tuua. Kui me selle bingoga alustasime, ütleme 2 nädalat tagasi, võib-olla 4 nädalat tagasi, me vaatasime ainult 10 suurimat Wildberissi ladu, aga siis jätkusid Ukraina rünnakud, nii et hakkasime vaatama juba 20 suurimat. Ja nüüd on see laienenud juba 30 suurimani. Bingo läheb aina suuremaks, sest Ukraina tabab järjest rohkem ja rohkem asju. Nüüd 20 suurimast lugesin kokku, et 18 on pihta saanud ja 17 neist on sisuliselt hävitatud. Võib-olla 15, sõltuvalt sellest, kuidas lugeda. Aga kahju on päris suur. Paljud neist ladudest tuleks sisuliselt täielikult uuesti üles ehitada. Ja ärme unusta, ka see, mis sees on, läheb samuti kaotsi. Ja see tekitab rohkem probleeme Vene avalikkusele ja seega ka Vene valitsusele. Nüüd, samal ajal kui see kõik toimub, valmistub Putin samuti mobilisatsiooniks. Ja mõned venelased on juba saanud oma sõjaväekutse. Ja nii nad reageerivadki. Siin on üks vene mees, kes saab põhimõtteliselt oma sõjaväekutse ja postitab selle kohta internetti, näidates oma reaktsiooni ning püüdes aru saada, mida ta teha saab. Võib-olla peaks ta lihtsalt riigist lahkuma. Vaadake ise. See on täiesti hullumeelne. Ma sain täna kutse sõjaväkke. Ma olen 38 aastat vana. Täna avasin Gosuslugi, kontrollisin oma teateid, avasin selle ja seal see oligi. Palun ilmuda selleks ja selleks kuupäevaks sõjaväekomissariaati. Kui sa ei ilmu kohale, ootavad sind sanktsioonid nagu registreerimistoimingute keeld, juhiloa peatamine, reisikeelud ja nii edasi. Täna arvan, et mul on umbes 6 päeva aega, et minna sõjaväekomissariaati. Ma lisan kutse juurde, et saaksid sellega tutvuda. Nüüd on peamine küsimus. Miks see nii on? Kellele vaja on? Ja võib-olla on keegi juba saanud sellise kutse. Tunnista üles. Palun jaga, mis mind järgmisena ees ootab. Nüüd tahan teile näidata veel üht lugu Venemaal välja saadetavatest sõjaväekutsetest. Ja see on kurb lugu sellest, kui tihedalt on Vene ja Ukraina inimesed omavahel seotud. Meil on peresid, kelle liikmed elavad mõlemal poolel ja toetavad erinevaid pooli. Nii et jah, ootamatu, ainulaadne. Ma ei teagi, milline omadussõna oleks õige, aga vaadake seda lugu, see on tõesti šokeeriv. Mu nõbu Moskvast helistas esimest korda üle pika aja ja süüdistas meid selles, et me ei taha järeleandmisi teha. Kõne põhjuseks oli see, et tema abikaasa sai kutse ja nad läksid igaks juhuks koos. Kui nad järjekorras istusid, siis pärast arstlikku läbivaatust tüdrukud enam välja ei tulnud. Nad mobiliseeriti ja tema abikaasa pääses ajutiselt, sest ta tõi tõendi oma puudega tütre kohta. Aga talle öeldi, et tema tütre autism ei anna 100% vabastust ja 2 nädala pärast saadetakse ta kuhugi väljaõppele. Seda hoolimata sellest, et neil mõlemal on Ukraina passid. Nad on elanud Moskvas alates 2011 aastast. Ta ütles, et 70% neist, kes tulevad sõjaväekomissariaati, ei tule enam välja. Ja kõik emade ja naiste oiged ning nutud katkestasid politseinikud jõhkralt. Nii et jah, see ongi tegelikkus. Kindlasti šokeeriv lugu, arvestades kui tihedalt inimesed mõlemal poolel seotud on. Aga lisaks sellele pole mobilisatsioon veel toimunud. Suur mobilisatsioon toimub tõenäoliselt pärast septembris toimuvaid valimisi. Nii et sellised asjad juhtuvad juba enne seda. Nii et Venemaal toimuvad kindlasti huvitavad asjad ja ei paista, et Putin tahaks sõda niipea lõpetada. Nüüd lubage mul lõpetada tänane päev millegi uuega. Me käivitasime hiljuti täiesti uue taskuhäälingu ja meie esimene külaline on endine mereväe komandör Dave Stevens. Mul on üks vestluse osa, mida ma tahan teile kuulamiseks mängida, aga enne seda on mul üks kiire palve. Dave Stevens on autor ja tal ilmus hiljuti uus raamat Disaster Prepping for Dummies.
Kui teid see raamat huvitab, soovitan kindlasti sellega tutvuda. Ma panen lingi kirjeldusse, Amazoni lingi. Või võite lihtsalt otsida seda raamatut sealt, kus tavaliselt raamatuid hangite. E-raamatud, Audible, kust iganes soovite. Aga lisaks sellele me loosime välja 10 eksemplari nende vahel, kes lihtsalt tellivad ja kommenteerivad seda videot. Nii et jätke kindlasti kommentaar alla ja tutvuge raamatuga, kui see teid huvitab. Ja nüüd on siin lõik meie uue taskuhäälingu esimesest episoodist. Siin on meil drooniklipp, mis väldib Vene õhutõrjerakette. Vähemalt mina näen seda nii. Aga sina võid jagada, mida sina näed. Sul on palju rohkem, palju kogenum pilk. see on pansiirisüsteem, lühimaaraketid, mis on mõeldud sihtmärkide kaitsmiseks, aga ka mõned suuremad raketid nagu S-300 ja S-400. See on päris hull. Sa näed, et droon keeras küll, aga droon lendas tegelikult läbi kondensjälje. Need on lähedusdetonaatorid, nii et see oleks pidanud plahvatama ja killustama selle, kui see möödus. Teisel korral jõudis see piisavalt lähedale, et oleks pidanud suutma sihtmärki kildudega tabada. Ma ei tea, kas lähedusdetonaator ei tööta. Need on käskjuhtimisega raketid, mis tähendab, et radar juhib neid radaripunktist. Lõppjuhendamist ega soojusjälgijat ei ole. Nii et kui see on õhus, tuleb seda sihtmärgini juhtida. Ja need on kohutavad raketid. Alguses arvasin, et need võivad olla uued Pantseri miniraketid. 12 astmelise asemel saab sinna panna 48 neist väikestest rakettidest, mis on mõeldud spetsiaalselt droonide jaoks. Kuid nende maksimaalne laskekaugus on 4 miili võrreldes 20-ga. Ja ma arvan, et nad olid liiga kaugel. Seega need on tavalised raketid, mis peaksid suutma drooni tabada. Ma olen nõut välja arvatud tohutu operaatori viga või raketid on tõesti rikkis, ei suuda juhinduda, ei täida käske või sütik ei tööta. Ja lõhkepea on sama, mis AIM-9 Sidewinderil, mida me kandsime. See on ineneke laieneva vardaga lõhkepea. Kui see plahvatab, need vardad moodustavad sisuliselt hiiglasliku laieneva ringi, mis lõikab läbi lennuki või drooni, lisaks veel plahvatuse killud. Nii et lähedussütik oleks pidanud tööle hakkama, eriti selle puhul, kus ta lendab läbi kondensjälje. Ja. Nii et manööverdamine aitab, aga raketid on praak. See on tavaline probleem. Venemaa seisab sellega tihti silmitsi. See mõtled, kas nad toodavad neid liiga kiiresti ja tehased ei tooda neid korralikult. See oli liiga napikas. See oleks pidanud drooni kergesti maha võtma, eriti 3 raketiga. Ja me ei ole maapinna tekitatud radarimüras. Me oleme ookeanis, nii et see on üsna lihtne radari sihtmärk. Või vähemalt peaks olema. Tere tulemast uude taskuhäälingusse kõigile. Täna on meil külas endine USA mereväe komandör David Stevens. Ta on olnud ka endine lahinguoperatsioonide ohvitser Pärsia lahes ja nüüd on ta kirjanik. Tere tulemast taskuhäälingusse, David. Suur tänu, Sam. Hindan seda. Ma tahaksin alustada sellest, millest me just rääkisime. Kuidas jõudsid sa F-18 piloodi ja rünnakute planeerijana katastroofideks valmistumise raamatut kirjuta? See on hea küsimus. Esimene pool minu karjäärist koosnes peamiselt katastroofide planeerimisest ja elluviimisest. Ma olen oma teenistuse üle väga uhke. Mul oli väga hea karjäär. Aga teise poole peal mõtlesin, et oleks tore tegeleda hoopis ülemaailmsete katastroofide ennetamise või vähemalt nende jaoks valmistumisega. Alguses ei olnud seal mingit pistmist esimese raamatuga, Disaster Prepping for Dummies. See kõik oli seotud ühe triloogia loomisega, tehnopõneviku triloogiaga, kuid sellisega, mis põhineb tegelikkusel, päris ohtudel. Ja et kindlaks teha, mis need ohud olid, lõin ma nõuandva kogu tõelistest ekspertidest. Sinna kuulusid paar astronauti, astrofüüsikud, meteoroloogid, CIA agent, Mossadi agent, relvasüsteemide arenduse eest vastutav admiral. Ja ma kasutasin nende mõistust, et välja selgitada 7 kõige olulisema päsja. Just selleni me jõudsime, 7 kõige olulisema. Potentsiaalselt apokalüptilised, aga kindlasti globaalsed katastroofid. Ja me reastasime need. Me reastasime need tabajärgede ja tõenäosuse põhjal. Ja et see oligi see, sain selle tehtud. Raamat läks päris hästi, nüüd töötame selle nimel, et teha sellest telesari. Aga pärast seda hakkas mu kirjandusagent mind survestama, et ma kirjutaksin mitte ilukirjandusliku raamatu. Mul polnud mingit kavatsust kirjutada Disaster Prepping for Dummies raamatut, aga ta veenis mind ära. Ja see oli päris lõbus, sest meil oli juba nõukogult olemas kogu see teadmiste pagas. Nii see juhtuski. See on loogiline. See kõlab tõesti nagu väga, võib-olla ma eksin, see on nagu akadeemiline raamat. Kas tavaline inimene saaks seda lugeda ja leiaks sellest ikkagi kasu? Äkki sa räägid natuke sellest, kuidas see üles on ehitatud? No meenutame, et pealkirja viimane sõna on
Jaa. nii et ilmselgelt need on raamatud, mis on mõeldud inimestele. seal on terve kriisideks valmistujate kogukond olemas. Need on omamoodi professionaalid. Aga praegu on palju inimesi ja ma ei taha teid kõigi detailidega tüütada. Jaa. Ma arvan, et viimati loendades 13 miljonit ameeriklast peavad end kriisideks valmistujaks või vähemalt tegelevad mingisuguse ettevalmistusega. Samas on palju inimesi, kes pole sellega üldse kokku puutunud. Ja sellisest lihtsast raamatust õppida, mida teha saad. sõltumata sellest, kus sa elad, kas New Yorgi korteris või Austraalia sisemaal. Sõltumata sellest, kui palju ressursse sul on asju, mida igaüks saab teha, et valmistuda milleks tahes. Alates väikesest elektrikatkestusest või äikesetormist kuni millegi apokalüptiliseni, nagu viiruspuhang, tuumasõda ja nii edasi. Suurepärane. Ja ma tean, et paneme raamatu ka ekraanile, et inimesed leiaksid selle Amazonist või mujalt, kus nad raamatuid ostavad. Ja hiljem videos loosime raamatu välja, nii et inimestel on põhjust edasi vaadata. Nüüd, ma tahtsin rääkida sellest loost, mida sa mulle rääkisid, kus sa olid tegelikult ründeoperatsioonide ohvitser, kui lahe sõda algas. Kas ma saan õigesti aru? Esimene lahe sõda. Jah. Võib-olla saad seda lugu ka teistega jagada ja rääkida oma kogemusest. Ma olin staabiohvitser. See oli mitte lendav ametikoht ja sul ongi vahepeal sellised staabitööperioodid. Mind määrati Lähis-Ida vägede ülemjuhataja juurde. See oli 2 tärniga admiral, kes oli lipulaeval USS-il. LaSalle oli enamasti tõid üles Bahreinis. See oligi meie eesliini paigutus. Sellel ajal ma mäletan, et me olime, ja ma ei hakka kõiki detaile kirjeldama, aga me tegelikult saatsime Kuveiti naftatankereid nende baasist Pärsia lahest välja mereväe sõjalaevadega, et kaitsta neid Iraani rünnakute eest. Natuke déjà vu tunne, see on kestnud ivavesti. Siil oli üks härrasmees, mees nimega Mike, kes oli määratud, oli mereväe ohvitser, ta oli määratud Kuveiti saatkonda ja ta oli lihtsalt koordinaator. Ta vastutas sisuliselt graafikute eest, ta koordineeris mereväe laevade kohtumisi tankeritega ja nende lahkumist lahele. Iraak oli palju sõjakat retoorikat ajanud ja palju ähvardanud. Ja me teadsime seda, aga otseseid tõendeid, et midagi juhtuma hakkab, polnud. See oli lihtsalt katse kuveitlasi hirmutades alistuma sundida. Ühel ööl, see oli ilmselt südaööpaiku. Sain kõne Mike'ilt, et ütles, tead, oleme näinud palju Kuveidi vägede liikumist tänavatel ja meid lihtsalt huvitab, kas teie olete midagi kuulnud. Muidugi, ma helistasin neile. Meil on tohutu luureosakond, nagu sa võid ette kujutada, lipulaevad, sõjaväeluure, CIA ja nii edasi. Ja ma helistasin sinna ning nemad ütlesid, et jah, me oleme satelliidipilte vaadanud. Me arvame, et see on lihtsalt jõudemonstratsioon. Nii et ma ütlen talle, me räägime krüpteeritud satelliittelefoniga. Nii et see on turvaline. Ja tema on saatkonna territooriumil. Ta helistab umbes tund hiljem ja ütleb, meie suursaadik on öelnud, et tal on praegu raskusi Kuveidi valitsusega ühenduse saamisel, nauatelefonid ei tööta. Ja ta ütles, et oleme kuulnud kauguses plahvatusi. Kas saate kinnitada? Helistasin uuesti alla ja nad olid nagu ei. Nii et 3. korral, kui ta helistab, ilmselt kell 2 öösel, ütles ta, kuule, midagi toimub. Ta ütleb, me oleme näinud mitte ainult Kuveidi vägede liikumist, vaid paar Kuveidi T-72 tanki seisavad saatkonna ees. Nii et ma helistasin jälle alla ja vastus oli, kuveidlastel ei ole T-72 tanke. Nii me saimegi teada, et invasioon oli toimunud. Need olid juba Iraagi tankid, mis seisid saatkonna ees. Nii et loomulikult? Järgmine samm oli admiral üles äratada väga kiiresti ja helistada presidendile ning ülejäänu on juba ajalugu. Wow, nii et tehniliselt võttes olid see esimeste seas, kes kinnitas, et toimub sissetung ja nad olid juba linnas sees. Mike teadis seda, aga ta lihtsalt ei teadnud seda T-72 kohta, see mereväemees. Tule nüüd... Ja, kindlasti. Okei, nüüd kuna me räägime Iraani laevadest, siis see toimub endiselt ja hiljuti tabas Ukraina tegelikult Iraani laeva, mis vedas, ma arvan, droonikomponente Venemaale. Ja siis ütles Iraan, et nad kavatsevad Ukrainat rünnata. Ja sa tõid välja huvitava punkti. Kas sa nägid meediareaktsiooni? Me oleme palju kajastanud meediareaktsiooni, aga nüüd on ka Ukrainal võimekus Iraani rünnata. See ei ole ainult Iraan, kes saab Ukrainat rünnata. Jah, see on nii. Kui soovid kuulata vestluse ülejäänud osa, saad seda teha klõpsates oma ekraanil lõppkuval. Klõpsa ülar oleval kaardil või lingil kirjelduses. Või võid lihtsalt otsida selle taskuhäälingu nime, mille ma ekraanile panen, ükskõik kus sa oma taskuhäälinguid kuulad. Me plaanime teha ühe osa igal nädalal. Täiesti uus intervjuu, kus ma õpin palju uusi asju. Ja varem tegin ma neid vestlusi lihtsalt kulisside taga, aga ma tahtsin need avalikustada, sest need on lihtsalt nii harivad. See ongi kõik, mis mul teile öelda oli. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.